ütlen tere ka. Tere Jutta. Tere. Mis liiki teraapiat sina teed? Seda võib nimetada erinevalt. Teda võib nimetada rännakuks, aga selle kohta võib öelda, et see on ka mineviku tervendamine, selle kohta võib ka öelda suguvõsa karma tervendamine. Et tähtis on see, et me saame oma sügavatest emotsionaalsetest hingelistest stressidest vabaks. Mõte on nagu selles. Aga kuidas sa viid oma teraapiat läbi? Niimoodi, et inimene paneb silmad kinni, kõige sagedamini lapsed ei pea panema, nemad on muidu ka siuksed hästi vahedad, aga täiskasvanud panevad silmad kinni selleks, et ei segaks neid see füüsiline vaatamine. Ja siis ma viin nad sellesse meele muutunud seisundisse või teadmise laienenud seisundisse või meditatsiooni seisundisse, sest sügavad stressid saavad inimesest vabaneda ainult selles sügavas seisundis. Mitte mingisuguse unega, ükskõik kui pikalt magada, ei lähe nad ära meie seest. Et meditatsioon on praegu hästi aktuaalne ja just sellega saab siis lahustada neid sügavaid üleelamisi. Ja mille poolest on selline teraapia hea? Kuidas see teraapia aitab inimesi? Aga nii, et inimene, kui ta teadvustab, kust tulevad need tema probleemid, tema väljakutsed, kas need on seotud tema emaga või isaga või vanaemaga, aga vahel ka veel kaugemalt. Meid mõjutab 6 põlvkonda vähemasti või on ka eelmised elud, kust me oleme kaasa toonud oma need mustrid. Ja siis, kui ta need teadvustab, siis sellel hetkel, täpselt sellel samal hetkel on see koht, et sealt siis on see asi. Ja sellel hetkel toimub momentaalselt rakumälu muutus, energeetika muutub. Seda ma olen näinud selles samas kliinikus holistilise bioresonantse aparaadiga inimesi vaadates, et täpselt kui see teadvustamise koht on, siis momentaalselt ekraani peal toimub energeetiline muutus. Kas ma sain õigesti aru, et probleemi teadvustamisel inimene terveneb? Ja just nimelt see ongi see teadvustamine ja Brandon Peisi raamatust teadvustamine, uus vääring, tõesti see ongi uus vääring. Just sellel hetkel tuleb see uus kvaliteet meie sisse. Ja sellega loob meid juba hoopis teistsuguseks ja me hakkame kiirgama teistsuguste olemist ja võtame vastu ka juba teistsuguseid olukordi. Inimene lihtsalt avastab pärast, et ta ei olegi enam niisugune käsutäitja, kui keegi midagi talle ütleb, vaid ta hakkab ise otsustama ja valib endale hoopis teistsugused olukorrad. Missugused eeldused peavad ühel inimesel olema selleks, et sinu teraapia kaasa teha? Eelsoodumuseks on see, et inimene on nõus juba vaatama iseenda sisse ja hakkama uurima, kes ma tegelikult olen. Ja kui ta usaldab seda, et väga paljusid asju saab muuta elus, oma suhtumist muutes, nii kaua kuni ta tahab, et kõik teised teeksid tema maailma ilusamaks ja tema võib jätkata oma vana programmiga, siis ilmselt nende inimeste jaoks see ei ole. Nad ei võta lihtsalt vastugi, seda ütlevad, või see on liiga raske, see ei ole minu jaoks. Aga lihtsalt praegu on selline aeg, et seda räägivad meediumid, kellele on näidatud paljusid asju, kuidas kogu planeet, kuidas kõik on hästi suures muutumises, ütlevad, et just nimelt teadvustamine, see on see, mis on praegu võtmesõna. Kas see teraapia sobib ka lastele ja vanuritele? Jaa, mul on olnud ka vanu inimesi, kes on ka võib-olla mitte nii hästi aru saanud selle kõrgema minaga ühendust või selle kõikse olemisega, aga siiski kõikide jaoks, kes on saanud parajaks, on see väga soodus ja lastega muidugi suurepärane teha rännakud. Nad on ainult nendega peab olema hästi kiire, sest nemad teevad hästi ruttu ja kuidagi vahetult ja lastega on hästi lahe teha. Aga kõikidega on tore.
täiskasvanutega tuleb lihtsalt kannatlikum olla, pikemat aega varuda, lastega saab kiiremini, aga mulle alati meeldib teha, isegi siis, kui on raske teha. Me teame ajaloost ja ka tänapäevast, et šamaanid viivad läbi rännakuid. Aga mille poolest erineb šamaani rännak moodsast Brandon Pacey rännakust? Ma arvan, et põhimõttelist vahet ei ole. Nimes on vahe, sest šaama tähendab sanskriti keeles, räägitakse planeedi algses keeles juhitud tähelepanu. Et see on just sellele väljakutsele, sellele probleemile, sellele emotsioonile juhitud tähelepanu ja minnes siis selle emotsiooni või selle energia keskele ta vastu võttes, see ongi see, kuidas siis see laheneb, see olukord selle teadvustamisega, aktsepteerimisega. Kas Brandon Pacey rännakud tehnika aitab inimesel üle saada nii vaimsest kui ka füüsilisest hädast? Jaa, see on kõikidele tasanditele, nii kehale, hingele kui ka vaimule, aga kõige rohkem just hingele, sest hinge saab tervendada teadmistega. Vaim terveneb hinge ja siis ka vaimsete praktikatega ja keha jaoks on vesi muidugi hästi oluline. Ja Ayurveda meditsiin räägib sellest, et haigus on 6 tasandil. Ja füüsilisesse kehasse tuleb ta alles 5. tasandil. Nii et tervenemine on just väga arukas ja just kui põhjuse kõrvaldamine täpselt kas siis mõtetes, emotsioonides, tõekspidamistes, mälestustes, muljetes. Sealt on need stressid alguse saanud ja kui need haigused juurtega välja tõmmata, nendest aru saada, kus seeme sai mulda pandud, see haiguse seeme, siis loomulikult ei olegi vaja enam tagajärgedega võidelda, vaid saab see põhjus likvideeritud, teadvustatud. Mitu seanssi on soovitav alustuseks teha? Alustuseks kindlasti proovida, et kas sobib see inimene, kas sobib see metoodika, et alusta ja siis vaata, mis edasi saab. Ja ei ole olemas reegleid, et peab täpselt tegema 4 või 6 või 10, et see oleneb. Ja kuidas inimene tunneb? Ja mina ütlen, et mina saan alati täpselt nendega kokku, kellega on vaja. Ükskõik on nad kerged või rasked juhtumid, aga täpselt kõigiga saan kokku kellega. Kellele minul on midagi pakkuda või kellega minul on mingid hingelised kokkulepped, et meil on tarvis kokku saada.